Varasematele aastatele sarnaselt mõjutas õhusaasteainete heitkoguseid Euroopa elektriturg, kus siis nõudlus meie kodumaise põlevkivielektri järele püsis madal ka 2024. aastal. Oluline on aga ära märkida, et põlevkivitööstuse, sealhulgas elektrijaamade osakaal kogu heitest on ajas vähenenud, mistõttu ei saa heitkoguste langust enam seostada üksnes selle sektori kahanemisega. Näiteks lämmastikoksiidide heitkoguste vähenemist toetab lisaks ka uute autode osakaalu suurenemine maanteetranspordis. Eelkõige, kuidas me oma toa soojaks saame, kütteviis ja meie transpordivalikud, kuid neid tegevusi on oluliselt rohkem. Näiteks kevadel tajume linnades sageli peenosakeste taseme tõusu. Tegemist on peamiselt kohaliku päritolu tänavatolmuga, mis tuleneb haljastuselt, ehitusplatsidelt ning naastrehvide kasutamisest. Rehvide, pidurite ja teekatte kulumine on abrasiivsed protsessid, mille käigus eralduvad osakesed satuvad õhku. Lisaks igapäevastele liikumisharjumustele mõjutavad meid ümbritsevat õhukvaliteeti hooajalised ja episoodilised tegevused, näiteks ilutulestiku kasutamine või kas või tubaka tarbimine. Jah, nende tegevuste panus aastastesse koguheitmetesse on väga väike, kuid näiteks ilutulestikust paiskub õhku lühikese aja jooksul suur kogus peenosakesi ja raskmetalliühendeid. Eesti on täitnud 2024. aasta seisuga teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise eesmärgid aastateks 2020 kuni 2029 ning on hetkel täitmas ka 2030. aastaks seatud eesmärkide enamus saasteainete puhul.